Internet on üleujutatud vandenõuteooriatest peaaegu igal ettekujutataval teemal. Mõned inimesed usuvad, et maailma valitsused püüavad kiirendada maailma lõppu. Teised arvavad, et kuu peale maandamist pole kunagi toimunud. Et mõned kuulsused on asendatud teisikitega. Need on vaid mõned näited. Number 10. Mõned kõige veidramad vandenõuteooriad väidavad, et kuu tegelikult ei eksisteeri. Austraalia pole päris koht ja kõik maal leiduvad kivid on pehmed, kuni neid puudutatakse. Enamik inimesi suhtuvad sellistesse teooriatesse skepsisega, kuid üks neist on viimastel kuudel tänu sotsiaalmeedia postitustele, mis väidavad, et maa gravitatsioon kaob 2026. aastal lühikeseks ajaks mõningast populaarsust kogunud. See kuulujutt hakkas internetis levima. 2026 aasta alguses, kui keegi väitis, et meie gravitatsioon lakkab 12. augustil umbes 7 sekundiks töötamast ning sellel sündmusel on meie kõigi jaoks katastroofilised tagajärjed. Postituste kohaselt lekkis 2024 aasta novembris meediasse salajane NASA dokument pealkirjaga Projekt Ankur. See sisaldas tõendeid selle kohta, et agentuur oli sellest sündmusest teadlik ja tegi ettevalmistusi just selleks kuupäevaks. Üks Instagrami kasutaja postitas oma profiilile video, kus oli näha meest autos istumas. See sisaldas ka teksti. 12. augustil 2026 kaotab maal 7 sekundiks gravitatsiooni. NASA teab sellest, nad valmistuvad, aga ei ütle meile miks. Tekstis väideti ka, et gravitatsioon kaob tegelikult täpselt 7,3 sekundiks ning sellest tulenev katastroof põhjustab 40–60 miljoni inimese hukkumise. Nad väidavad, et kõik esemed, mis pole maapinnale kinnitatud, hakkavad ülespoole hüljuma ja pärast 7 sekundit kukub kõik taas maa peale tagasi. Seetõttu usuvad nad, et paljud inimesed hõljuvad õhku ja saavad siis surma kas kukkumise või nende peale kukkuvate suurte esemete tõttu. Nad väitsid ka, et enamik esemeid tõuseb umbes 20 meetri kõrgusele õhku ja see põhjustab ülemaailmset paanikat. Seine kasutaja väidab, et projekt Ankeri eelarve on umbes $89 miljardit ja NASA on selle kallal töötanud juba mitu aastat. Lisaks sellele on välja pakutud, et agentuur tahtis teha katse, et näha, kas me suudaksime maal ellu jääda 7 sekundit ilma gravitatsioonita. Mõned on väitud, et selle gravitatsioonilise anomaalia tagajärjeks on vähemalt 10 aastat ülesehitamist pärast majanduslikku kokkuvarisemist ja et me peame hakkama oma kogukondi uuesti üles ehitama. Kuna peaaegu kogu maa infrastruktuur saab tõsiselt kahjustada või täielikult hävitat. On teada, et 12. augustil 2026 toimub päikesevarjutus, kuid pole teada, kas vandenõuteoreetikud peavad seda märgiks, et samal kuupäeval juhtub midagi palju kurjemat. Mitmed eksperdid on sellest ajast saadik sõna võtnud ja kinnitanud avalikkusele, et gravitatsioon jääb sel kuupäeval täiesti tavaliseks ning keegi ei pea tegema mingeid erilisi ettevalmistusi, kuna see teooria on täielikult välja mõeldud ja vale. Number 9. Me kõik oleme kuulnud erinevaid vandenõuteooriaid paranormaalse kohta. Näiteks, et mõned kuulsused on tegelikult deemonid või et kummitused võivad inimest jälitada ja teda kogu elu kummitada. Või et teatud maailmaosad on portaalid, mis võivad inimese teise reaalsusesse viia. Siis on veel teooria, et Necronomicon, väljamõeldud raamat, mille lõi kirjanik H.P. Lovecraft, eksisteerib tegelikult ning et Lovecraft üritas tegelikult jagada meiega okultismi saladusi, ilma et see oleks liiga ilmne. Lovecraft, kes elas aastatel 1890 kuni 1937, sai tuntuks oma veidrate lühijuttude, luuletuste, romaanide ja esseedega, milles enamikus esinesid üleloomulikud elemendid ja teispoolsed olendid. Näiteks Cthulhu, kes ilmus tema loos Cthulhu kutse, mis on ühtlasi ka raskemetallibändi Metallica laulu pealkiri. See olend ilmus esmakordselt 1928 aastal ning teda kirjeldatakse kui 8-jalakujulise peaga, kombitsatega kaetud näoga, kummist meenutava soomuselise kehaga ning pikkade kitsaste tiibadega seljal. See on 100 jalgade kõrgune ning sellel on inimese sarnased käed ja jalad. Sajandeid on Cthulhu, Lebanud, Uinununa, Vaikse ookeani põhjas asuvas uppunud linnas Rillias. Kui tähed on õigesti joondunud, ärkab see olend üles ja järgneb kaos. Kogu maa paisatakse katastroofi ja inimkond hävitatakse peaaegu täielikult. Necronomicon on osa Cthulhu mütoloogiast
ning Lovecraft selgitas, et ta tuli selle raamatu ja nime ideele unes. Seda nimetatakse sageli ka surnute raamatuks ning Lovecraft mainis seda esmakordselt loos nimega Koer. Raamatu ajaloost kirjutades märkis Lovecraft, et algselt kandis see nime Al-Azif, mis on araabiakeelne sõna ja viitab öisele helile, mida teevad teatud putukad ning mida paljud inimesed kirjeldavad kui deemonite ulgumisega sarnast heli. Raamatu autor on pooleldi hull araablasest mees nimega Abdul al-Zarad, kes kummardas kahte Lovecrafti loodud olendid, jooks, Suthothi ja Cthulhud. Ta suri salapärastel asjaoludel aastal 738, pärast seda, kui teda ründas hiiglaslik olend. Pärast tema surma uurisid raamatut filosoofid ning aastal 950 tõlgiti see kreeka keelde, mille käigus sai see nimeks Necronomicon. Raamatu välimuse kohta pole palju teada, kuid Lovecraft mainis, et see on nahköites ja hoitakse suletuna mitme metallist kimmitiga. Raamatu sees leiab lugeja keelatud teadmiste kogumiku, sealhulgas loitse, rituaale ja teavet iidsete ning unustatud olendite kohta nagu Cthulhu. Kuid mitte igaüks ei saa seda avada ega sellest lugeda. Öeldakse, et igaüks, kes seda teksti loeb, saab teada kohutava tõe reaalsuse kohta ja läheb pärast selle teadmise omandamist hulluks. Peale selle suudab igaüks, kes suudab raamatu läbi lugeda, välja kutsuda hirmuäratavaid ja tohutuid olendeid, kes võivad külvata hävingut üle kogu maailma. Seda saab kasutada väravate avamiseks teistesse maailmadesse, tumedate ja keelatud maagiliste rituaalide läbiviimiseks ning reaalsuse tõe paljastamiseks. See tähendab, et kõik, mida me teame ja näeme, on mitte ainult loodud, vaid ka juhitud iidsete olendite poolt, kes eksisteerivad tänapäevani. Necronomicon on muidugi välja mõeldud raamat, mille Lovecraft oma mõtetes lõi. Kuid paljud inimesed usuvad, et selline tekst on päriselt olemas ja et on vaid aja küsimus, millal keegi otsustab seda kasutada, paisates maailma kaosesse. Number 8. Edgar Allan Poe'd peetakse õigustatult üheks kõigi aegade suurimaks kirjanikuks. Kuigi tema lood ja luuletused ei pruugi sobida kõigile, arvestades nende tavaliselt sünget õhkkonda ja temaatikat, ei saa eitada, et ta oli oma ala meister ning tema loomingut arutatakse veel paljude aastakümnete jooksul. Tema kuulsain teos, Rong, jutustab loo mehest, kes kuuleb hilisõhtul oma välisuksele koputamist, mis hirmutab teda väga. Kui ta lõpuks ukse avab, seisab ta silmitsi rongaga, kes hakkab teda piinama ühe ainsa sõnaga. Mitte kunagi enam. Teda peetakse ka detektiivžanri esiisaks, sest tema loos Mõrvad Rue Morgue'l räägitakse kuriteost, mis pandi toime lukustatud toas, jättes politsei ja kõik asjaosalised segadusse, kuni amatöördetektiiv C. Auguste Dupin suudab juhtumi lahendada. Aga Poe elu ei olnud kerge. Tema isa jättis pere lihtsalt maha 1810. aastal, aasta pärast tema sündi, ning tema ema nakatus seejärel tuberkuloosi, mis võttis ta elu aasta hiljem. Tema ja tema kasupere kolisid 1815. aastal Bostonist, Massachusettsist, Londonisse, Inglismaale, kuid naasid Ameerika Ühendriikidesse 1820. aastal. Ta teenis sõjaväes ja pärast oma venna surma alustas ta kirjaniku karjääri, kuid see ei läinud nii, nagu ta oli plaaninud. Tema looming oli enamiku inimeste jaoks liiga sünge ja tal kulus kaua aega, enne kui ta suutis korraliku elatist teenida. Tema naine, Virginia Eliza Clem Poe, suri 1847, tema aastal pärast seda, kuidas samuti haigestus tuberkuloosi ning mees langes sügavasse depressiooni, millest ta kunagi täielikult ei toibunud. Lõpuks sai ta oma loomingu eest tuntuks ja temast räägitakse kui esimesest Ameerika kirjanikust, kes teenis elatist ainult kirjutamisega. Kuigi ta võis lõpuks oma valitud ametis edu saavutada, arvatakse, et pärast oma naise surma ei olnud ta kunagi tõeliselt õnnelik. Ja tema enda surma imbritseb endiselt müsteerium, mille tagamaid mõned vandenõuteoreetikud peavad palju süngemaks, kui meile räägitakse. Kõneavune päev oli 3. oktoober 1849. Poe leiti Baltimore'is poolteadvusetus seisundis ning tunnistajate sõnul oli ta väga suures ahastuses ja vajas abi. Ta kandis kellegi teise riideid ja hüüdis korduvalt nime Reynolds. Seda isikut pole kunagi tuvastatud ning siiani pole teada, kellele ta viitas või kuidas see inimene oli seotud Poe raskesse olukorda sattumisega. Seejärel viidi ta Washingtoni meditsiinikolledžisse, kus ta sai ravi, kuid suri lõpuks siiski.
Ta polnud kunagi piisavalt kaua selge mõistuse juures, et seletada, mis temaga juhtus või miks ta oli mitu päeva kadunud olnud, enne kui ta taas ilmus väga halvas seisundis. Siit tulevadki mängu vandenõuteooriad. Nad keskendusid sellele, et Poe leiti tänavalt valimisjaoskonna juurest valimiste ajal. Nad usuvad, et tema surm oli ette planeeritud ja ta oli innenänuna kuppingu ohver. See tähendab, et süütu mööduja võetakse tänavalt kinni ja sunnitakse korduvalt hääletama, kuid alles pärast seda, kui talle on sunniviisiliselt antud ainet, mis muudab ta mõjutustele vastuvõtlikuks. Seda pole muidugi kunagi tõestatud, kuid mõned teoreetikud usuvad, et see seletab, miks Poe leiti nii halvas seisundis ja miks ta ei saanud tol päeval õiget arstiabi, mis oleks võinud ta elu päästa. Number 7. Rooma legendi kohaselt asutati linn 21. aprillil 753 e.Kr. ning selle esimeseks kuningaks oli Romulus. On leitud mõningaid arheoloogilisi tõendeid, et asukad saabusid sellesse piirkonda juba 10. sajandil e.Kr. ning hakkasid rajama aluseid sellele, millest hiljem sai Itaalia pealinn. Kuid ühe vandenõuteoreetiku sõnul pole seda linna kunagi üldse olemas olnud, mis on ärritanud arheolooge üle kogu maailma, kes on linna ajalugu põhjalikult uurinud ja seal aastate jooksul märkimisväärseid ajaloolisi avastusi teinud. Postitus ilmus esmakordselt ühe TikToki kasutaja profiilil, kes väitis, et seda linna pole kunagi olemas olnud ning et katoliku kirik leiutas 1500 aastatel pettuse, millega veelis kõiki, et Rooma on tegelikult päriselt olemas. Kõnealune vandenõuteoreetik kannab nime Donna Dickens. Tema esimene postitus sel teemal tehti 2021 aastal, pärast mida ta sellest eriti tihti ei rääkinud. Kuid umbes aasta hiljem pälvis ta taas ekspertide ja teadlaste kriitikat, kui ta avaldas oma väidete kohta uusi postitusi. Varsti pärast video üleslaadimist kogus see koguni 75 000 vaatamist ning seejärel jagasid seda paljud tonna jälgijad, tagades, et seda nägid tuhanded kasutajad erinevatel platvormidel. Oma postituses väitis ta, et Roomast pole kunagi leitud ühtegi kultuuriliselt olulist artefakti. Ühtegi olulist linna puudutavat dokumenti pole kunagi avastatud ning ühtegi tõelist Rooma monumenti pole kunagi leitud. Ta lisas, et linn oli välja mõeldud Euroopa põliskultuuri ühtlustamine, mida katoliku kirik jätkuvalt levitas. Ta lisas, et Rooma kultuur, millest me koolis õppisime, oli tegelikult laenatud sellistelt tsivilisatsioonidelt nagu Kreeka, Aasia, Türgi ja Egiptus. Mis puudutab kuldsaid paiku nagu Kolosseum ja Parthenon, siis tema arvates ei saa neid ehitisi kasutada tõendina, et Rooma kunagi eksisteeris. Sest kivid, millest neid on ehitatud, ei võimalda süsinik dateerimist ja seetõttu ei tea eksperdid tegelikult, kui vanad need on. Võid väita, et ta oli unustanud kõik need arvukad vanad Rooma dokumendid, mis aastate jooksul on avastatud, kuid tal oli ka selle kohta vastus olemas. Donna usub, et kuna nende dokumentide originaale pole leitud, siis avastatud eksemplarid võltsisid mungad, kellele kirik oli taas selleks käsu andnud. Õnneks ei ole vaja palju, et Donna halvasti uuritud väiteid ümber lükata. Me teame, et Roomas on leitud iidseid ja originaalkäsikirju, millest enamik on kirjutatud ladina keeles ning mille autoriteks olid tolleaegsed silmapaistvad linnaelanikud. Kui need väited avalikuks tulid, hakkasid paljud inimesed mõtlema, milline on Donna taust ja milline on tema pädevus selliste järelduste tegemiseks. Selges, et ta on endine meelelahutusajakirjanik, kes oli õppinud antropoloogiat ja ajalugu ning katkestas ülikooli õpingud 3. kursuse lõpus. Tema väited on ekspertide poolt täielikult ümber lükatud, kuid kahjuks usuvad paljud inimesed endiselt, et tema teooriad põhinevad faktidel, mis kindlasti nii ei ole. 6. Stonehenge jääb üheks kõige salapärasemaks monumendiks, mis kunagi avastatud. Selle monumendi mainimised ulatuvad tagasi 12. sajandisse, kuid väljakaevamised sellel kohal algasid esimest korda alles 1620. aastatel. Esimese uuringu sellel alal viis läbi John Aubrey 1660. aastatel ning ta pakkus välja, et Aubrey augud, mis said tema järgi nime, olid kunagi iidsetel aegadel druiidide templiks. 18. sajandil uuris seda monumenti William Stukeley ning lõpuks tehti kindlaks, et Stonehenge pärineb pronksi ajast. 1882 aastal kuulutati see muinsuskaitse alla võetud muistseks monumendiks. Ja kuigi Salisbury tasandikul Wiltshire's Inglismaal asuval objektil on läbi viidud tohutul hulgad uuringuid, on selle kummalise ja mõistatusliku ehitise kohta endiselt palju küsimusi.
Me teame, et Stonehenge'i ehitamine algas umbes 5000 aastat tagasi, kuid selle ehitajad ei jätnud kunagi ühtegi märki sellest, kes nad olid või milleks nad seda kohta kasutada tahtsid. Selle ehitamise kohta pole kunagi leitud ühtegi kirjalikku ülestähendust ning seetõttu on palju teooriaid nii selle eesmärgi kui ka ehitajate kohta. Üks varasemaid ja kõige veidramaid teooriaid väidab, et hiiglane paigutas need tohutud kivid sinna. Arvatatakse, et varased ajaloolased toetusid tugevalt rahva pärimustele, kui nad kohtasid midagi, mida nad ei suutnud seletada, ning seetõttu tundus hiiglane selle jaoks täiusliku seletusena. Aga see kummaline väide muutub veelgi veidramaks. Mõnede tolleaegsete ajaloolaste sõnul käskis hiiglasel kivid kohale tuua Merli, võlur, keda sageli seostatakse Arturi legendidega. Teine ja tõenäoliselt kõige levinum teooria on see, et selle ehitasid tulnukad, kes külastasid maad tuhandeid aastaid tagasi. Teised usuvad, et nad andsid piirkonnas elavatele inimestele lihtsalt tehnoloogia, mida oli vaja kivide liigutamiseks, ja et see sama tehnoloogia on aja jooksul lihtsalt kaduma läinud. Vandenõuteoreetikute seas on samuti populaarne väide, et selle ehitasid iidsed druidid. Selle teooria kohaselt kasutati monumenti oma iidolite kummardamiseks, kuid me teame, et esimesed druidid ilmusid alles umbes 2000 aastat pärast Stonehenge'i ehitamist. Seega on enamik eksperte selle teooria ümber lükanud. Siis on veel teooria, et seda kasutasid muusikud juba iidsetel aegadel. Teadlased uurisid kivide koostist ja avastasid, et kui sinikivist monoliite teatud kohtades koputada, hakkasid need kõlama sarnaselt trummile. Aga kas sellel teoorial on puudusi, sest tundub ebatõenäoline, et keegi veaks neid väga raskeid ja massiivseid kive miilide kauguselt, ainult selleks, et ehitada keerukas ja vaevu toimiv trummikomplekt. Aga mõned inimesed usuvad, et Stonehenge'il pole üldse mingit tegelikku tähendust ja selle ehitasid 2 iidset koopainimest, kellel polnud midagi paremat teha. Neil oli aega küllaga ja nad otsustasid lihtsalt mõned kivid üksteise otsa laduda. Kuid selle teooria pooldajad pole suutnud selgitada, kuidas see oleks võimalik olnud. Asjatundjad, kes on seda paika uurinud, on pakkunud kõige tõenäolisemateks teooriateks, et Stonehenge'i kasutati templina, matmispaigana ja astronoomilise kalendrina. Seda on enamik teadlasi pidanud usutavaks ning pole kahtlust, et järgnevatel aastatel ja aastakümnetel tekib Stonehenge'i kohta veel palju teooriaid, mis on kahtlemata sama veidrad kui oodata võib. Number 5. Project Bluebeam, mida ei tohi segi ajada projektiga Blue Book, mis uuris UFOde nägemisi, sisaldab samuti tulnukatega seotud elemente. Kuid vandenõuteoreetikute sõnul hõlmab see ka religiooni ja maailmavalitsuste kurikavalat vandenõu. See teooria on olnud olemas alates 90ndatest aastatest, kui Kanada ajakirjanik Sergei Monast selle esmakordselt maailmale tutvustas. Kuigi ta ei avaldanud kunagi oma allikaid, väitis ta, et NASA juhib operatsiooni, mille käigus luuakse uusajastu religioon holograafiliste kujutiste abil ja avalikkuse mõtete manipuleerimise teel. Ta väitis, et projekt viiakse läbi 4 etapis. Esimene neist hõlmaks maavärinaid, mis toimuksid üle kogu maailma, kuid need ei oleks tavalised maavärinad. Need oleksid korraldatud samade valitsuste poolt väga konkreetse eesmärgiga. Kui maavärinad oleksid vaibunud, hakkaksid arheoloogid tegema murrangulisi avastusi äsja paljastunud maa all. Need seaksid kahtluse alla meie arusaama religioonist ja ajaloost ning paljud inimesed hakkaksid selle asemel järgima eelmainitud uusajastu religiooni. Pärast seda kasutatakse tehnoloogiat, et projitseerida jumaluste holograafilisi kujutisi taevasse, et kõik neid näeksid. See paneks paljusid inimesi uskuma, et nad on näinud midagi sügavat ja et nad peavad hakkama järgima seda uut religiooni. Järgmine samm oleks panna inimesed uskuma, et nendega suheldakse telepaatiliselt. Seda saavutatakse madalsageduslike lainete abil, mis Monasti sõnul tekitaksid illusiooni häältest, mis räägivad inimestega nende mõtetes. Lõpuks hõlmaks 4. etapp, Jeesuse sarnase kuju ilmumist, päästjad, kes ilmub äkitselt maale ja veenab kogu maailma võtma omaks ühe valitsuse ja ühe religiooni. Selleks ajaks olid paljud inimesed juba veendunud, et USA sõjavägi on välja töötanud holograafilise tehnoloogia, mida saab kasutada igaühe petmiseks, keda nad soovivad. Mõned väitsid isegi, et taevas on tegelikult lihtsalt tohutu ekraan ja see, mida me enda kohal näeme, pole midagi muud kui illusioon.
Monast lisas, et NASA kasutab seda tehnoloogiat lavastamaks võltsitud tulnukate sissetungi maale, ning inimesed lasevad end kergesti petta, uskudes seda, mida nende silmad näevad. Isegi Monasti surma peavad vandenõuteoreetikud kahtlaseks. Kuigi meditsiini andmete järgi suri ta südamerabandusse, usuvad mõned inimesed, et tema teooriad olid õiged ja valitsus vaigistas ta. Enne kui ta jõudis avaldada rohkem oma kurjast plaanist, nende kurjast plaanist maailma üle võim võtta. Aastate jooksul on sellesse pidevalt arenevasse teooriasse kaasatud veel mitmeid agentuure, sealhulgas HARP, SpaceX ja teised. Ja tehisintellekti tehnoloogia esilekerkimine on ainult tugevdanud nende usku, et meile valetatakse. Kuid eksperdid on leidnud, et neid väiteid on lihtne ümber lükata. Tema väiteid pole kunagi tõenditega toetatud ning üldiselt arvatakse, et ta lihtsalt spekuleeris ja esitas oma mõtteid faktidena. Pealegi eksisteeri sellist holograafilist tehnoloogiat, nagu tema teoorias kirjeldatakse, sest ühelgi valitsusel pole võimalust projitseerida tulnukate sissetungi videoid kogu maailmale samaaegselt. Selle teooria lõplikuks kirstunaelaks on asjaolu, et sündmuse tegelikku kuupäeva on korduvalt ennustatud, kuid nagu me kõik teame, pole tulnukate sissetungi kunagi toimunud. Uut maailmakorda pole kehtestatud ja enamikus riikides on meil kõigil endiselt vabadus järgida oma valitud usku. 4. põhjus. Tänu koolis saadud geograafiatundidele teame, et maavärinad on põhjustatud energiajärsust vabanemisest maa murrujoontel, tavaliselt tektooniliste plaatide liikumise tõttu. Aga tundub, et isegi see algeline teadmine pole mõnele vandenõuteoreetikule vastuvõetav. Üks selle teadmise vastastest on vaimulik, kes on pärit Iraanist ja kes tekitas 2010. aastal kogu maailmas palju kära, kui ta tegi selle loodusnähtuse kohta mõned kummalised ja vastuolulised väited. Maavärinad on Iraanis tavalised, sest seal esineb igal aastal rohkem maavärinaid kui enamikus teistes riikides. Tollane riigipea Mahmoud Ahmadinejad ennustas, et tohutu maavärin tabab lõpuks pealinna Teherani ning soovitas seal elavatel 12 miljonil inimesel kolida turvalisematesse piirkondadesse. See on naeruväärne väide, sest nii paljude inimeste ümberasustamine oleks logistiline õudusunenägu ja paljud keelduksid oma kodudest loobumast ühe mehe hirmude ja ennustuste pärast. Aga kui võrrelda Qasim Siddiqui väidetega, tunduvad Ahmadinejadi omad peaaegu usutavad. Siddiqui tekitas üle maailma pahameelt, kui ta väitis, et maavärinad ei ole tegelikult loodusõnnetused, vaid need on põhjustatud naistest, kes riietuvad sobimatult. Ta süüdistas ka abielu rikkumises naisi, teisi, kes tema sõnul rikuvad oma voorust, ning naisi, kes juhivad mehi eksiteele. Tema avaldused olid peaaegu kindlasti ülereageerimine sellele, et paljud noored naised Iraanis keeldusid riietumast islami reeglite kohaselt, mis keelasid neil paljastada ükskõik millist kehaosa võõrastele meestele, välja arvatud nägu, käed ja jalad. Nende juuksed, kael ja ülejäänud keha peavad olema kaetud, kui nad on avalikkuse ees. Kuid aastate jooksul on üha rohkem naisi otsustanud nende reeglite vastu minna, mis selgelt vihastas Siddiqui. Ühes jutluses väitis ta, et jumalik autoriteet rääkis temaga ja ütles, et riiki tabavad õnnetused nagu maavärinad. Ta lisas, et neid katastroofe saab vältida ainult siis, kui naised hakkavad korralikult riietuma ja pöörduvad tagasi oma usuliste juurte juurde. Tuleb märkida, et kõnealused naised otsustasid lihtsalt kanda liibuvaid mantleid ja rätikuid, mis paljastasid osa nende juustest, mis ei ole lubatud. Kui temalt küsiti, millal see maavärin Iraani tabab, väitis Siddiqui, et ta ei saa täpset kuupäeva öelda, kuid kordas, et see on vaid aja küsimus, millal katastroof juhtub. Ta soovitas ka, et Teheranis elavad inimesed koliksid kohe mujale, või et vähemalt 5 miljonit linna 12 miljonist elanikust koliksid ümber, et vähendada inimelude kaotust, kui maavärin lõpuks tabab. Tema mõtteid kordas ka riigi sotsiaalhoolekandeminister, kes ütles, et palvetamine ja patukahetsus on ainsad viisid selle katastroofi vältimiseks ning et kõnealused naised peaksid hakkama oma üleastumiste eest andestust paluma. Seismoloogid on hoiatanud Iraani valitsust, et Teherani tabab lõpuks suur maaväri ning mõned on soovitanud pealinn mujale viia, et päästa võimalikult palju inimelusid. Siddiqui usub, et kui Teherani naised ei otsusta kahetseda ega loobu oma patustest kommetest, saavad nad olema põhjuseks katastroofile, mis nõuab lugematul hulgal inimelusid ja viib riigi finantskriisi, millest taastumine võtaks aastakümneid. Number 3.
1920-ndatel soovitas Hiina Rahvuspartei ehitada Yangtze jõele tohutu tammi. Selle projekti, mida nüüd tuntakse Yangtze jõe 3 kuristiku veemajandusprojektina, idee pandi mõneks aastaks ootele kuni 1953 aastani, mil otsustati läbi viia teostatavusuuring ja valida sobiv asukoht. Üks peamisi põhjusi selle ehitamiseks oli ohjeldada laastavaid üleujutusi, mis olid tekkinud siis, kui jõgi oli oma kallastest välja murdnud. Kuid see võimaldaks ka siseveekaubanduse tekkimist ning seda saaks kasutada elektri tootmiseks mitmes riigi piirkonnas. Paljud inimesed olid kohe nõus, kuid mõned arvasid, et see projekt on halb mõte. Nad kartsid, et tamm võib kokku variseda ning üle 1,3 miljoni inimese kaotaks oma kodu ja võib-olla ka elu. Kui see juhtuks, häviksid täielikult paljud ikoonilised kultuuripaigad. Arheoloogilised leiukohad läheksid kaotsi ning jõe ääres elavad inimesed jääksid vaeseks. Siis oli veel teooria, et nii tohutu veekoguse, umbes 42 miljardi tonni kinnihoidmine kahjustaks planeeti. Kriitikud väitsid, et see vee hulk põhjustaks maa ebaloomuliku nihkumise ning see tooks kaasa looduskatastroofe, peamiselt maavärinaid ja maalihkeid üle kogu maailma, mille tagajärjel kaotaksid paljud inimesed elu või peaksid kodudest lahkuma. Siis tehti ettepanek ehitada selle asemel terve hulk tamme. Need oleksid väiksemad, lihtsamini hallatavad ja sisaldaksid vähem vett kui algselt pakutud projekt. Need toodaksid sama palju elektrit kui suur tamm ja ohjeldaksid piirkonna üleujutusi sama tõhusalt. Aga nende mured jäid tähelepanuta. Sellegipoolest põhjustasid nende hirmud tammi ehitust 40 aastat edasi ning ehitus algas lõpuks 1994 aastal. Kuid isegi siis polnud projekt probleemideta. Kui rahalised vahendid otsa said, palus Hiina valitsus Maailmapangalt laenu, kuid see lükati tagasi, kuna kardeti, et tamm põhjustab keskkonnaprobleeme. Ehituse esimene etapp lõpetati 1997 aastal ja 2003. aastal hakati veehoidlat täitma. See põhjustas kuni 1200 olulise arheoloogilise leiukoha igaveseks kadumise. Temmi põhisein valmis 2006. aastal ja 10 aastat hiljem viidi projekt edukalt lõpule. 2024 aastal hakkas levima viraalne väide, mille kohaselt 3 kuristiku tammi vesi olevat põhjustanud maapöörlemise aeglustumise. Seda väidet uuriti ja see osutus tõeks, kuid avastati, et pöörlemise muutus oli tühine, kuna maa pöörles vaid umbes 0,06 mikrosekundit aeglasemalt kui tavaliselt. See tõi tohutu kergenduse miljonitele inimestele üle kogu maailma. Kuid nagu sageli juhtub, keeldusid mitmed vandenõuteoreetikud neid andmeid aksepteerimast ja hakkasid esitama pööraseid väiteid selle kohta, mida nad uskusid tegelikult toimuvat. Nad väitsid, et tohutu veehulk, mis oli põhjustanud maa pöörlemise tasakaalustamatuse, oli hakanud mõjutama planeedi ilmamustreid. Nad olid samuti veendunud, et see põhjustas osa hiljutistest maavärinatest ja looduskatastroofidest. Siiski ei suutnud nad selle teooria toetuseks ühtegi tõendit esitada. NASA on välja toonud, et maa pöörlemine kõigub niikuinii ning kõik hirmud, et 3 kuristiku tamm mõjutab meie planeeti negatiivselt, tuleks kõrvale heita marginaalse teooriana ja mitte midagi enamat. Teiseks, inimesed on olnud öise taeva vastu sajandeid lummatud ning teadlased on tähti uurinud juba väga pikka aega. Sellest ajast alates oleme õppinud palju oma päikesesüsteemi kohta ning ka nende kohta, mis asuvad miljonite valgusaastate kaugusel. Planeedid Merkuur, Venus, Mars, Jupiter ja Saturn on meile teada olnud juba eelajaloolistest aegadest, sest neid on võimalik palja silmaga öises taevas näha. Kuid teised planeedid osutusid palju raskemini leitavateks. Esimesed teleskoopilised avastused tehti 1781 aastal, kui William Herschel tuvastas uraani. Ja 1848 aastal avastas Johann Galle Neptuuni, pärast seda, kui ta uuris Urbain Le Verrier ja John Couch Adamsi töid. Pluto, mida enam ei peeta planeediks, avastas 1930 aastal Clyde Tombaugh ning nüüdseks on see ümber klassifitseeritud Cabus planeediks. Sellest ajast alates oleme uurinud nii palju universumit kui suudame. Aga mõned vandenõuteoreetikud, kellest üks on tuntud astronoom, usuvad, et oleme eksinud ühes meie enda galaktika konkreetses ja olulises aspektis. Astronoom Paul Cox on teinud meie päikese kohta vastuolulisi väiteid ning ta usub, et USA riiklik lennundus- ja kosmoseamet ehk NASA on kõige taga.
Kuigi enamik inimesi on tema kummalised väited tagasi lükanud, on teised teda siiski usaldanud, tõenäoliselt tema tummustatud astronoomi tausta tõttu. Cox tegi need vastuolulised avaldused 2016 aasta juunis, kui ta esines 8 tundi kestnud otseülekandes, kus ta arutas planeet Merkuuri üleminekuid üle päikese. Saade edastati veebilehel SLU, kuid see võttis pöörde, mida keegi ei osanud oodata. Kui ta rääkis Merkuuri tollasest asukohast oma ekraani, ütles ta äkitselt: "Te võite endalt küsida, mis see suur ümmargune asi päikese kõrval on?" Seejärel mainis ta muuseas, et vaatajad näevad maa teist päikest ja viskas nalja, et enamik inimesi ilmselt ei tea selle olemasolust. Vaatajad olid sellest vastuolulisest väitest kohe jahmunud. Mõned arvasid alguses, et Cox teeb nalja, kuid peagi sai selgeks, et ta on selles küsimuses väga tõsine. Ta jätkas selgitamist, et see teine päike on tavaliselt avalikkuse eest varjatud mitmete agentuuride poolt, millest üks on NASA. Kuid ta ei avaldanud ühegi teise selle kummalise vandenõuga seotud agentuuri nime. Nagu arvata võis, tekitasid need väited kohe internetis palju elevust. Vandenõuteoreetikast blogijad asusid kirjutama teise päikese kohta, mida on meie eest aastakümneid varjatud. Samal ajal kui teised suundasid sotsiaalmeediasse, et levitada uudist sellest, kuidas valitsus on meid kogu elu petnud. Selle vandenõuteooria probleem seisneb selles, et selle esitas keegi, keda kuni selle hetkeni peeti oma valdkonnas lugupeetuks ja kes oli oma karjääri jooksul palju iseseisvat uurimistööd teinud. Selle tõttu hüppasid vandenõuteoreetikud kiiresti kaasa ja hakkasid internetti üle ujutama uudistega sellest väidetavast pettusest. Coxi kolleegidest astronoomid tõid kiiresti välja, et objekt, millele ta nende kommentaaride tegemise ajal viitas, oli tegelikult planeet Merkuur, millest oli kogu aeg rääkinud. Tema väiter on teised astronoomid ja eksperdid ühiselt ümber lükanud, kinnitades avalikkusele, et meil on ainult üks päike ja meie eest ei varjata ühtegi sellist taevakea. Esimene enamik meist on tuttavad terminiga suur vend, fraasiga, mis võeti esmakordselt kasutusele düstoopilises tulevikku kujutavas romaanis 1984, mille kirjutas George Orwell 1948 aastal ja mida peetakse tänaseni meistriteoseks. Selles raamatus kirjandab Orwell tulevikku, kus kogu maailma juhib üks ainus valitsus. See on rõhumise ajastu, mil avalikkus sunnitakse käske täitma või viiakse nad salajasse ruumi 101, kus nad väljuvad vaimselt ja psühholoogiliselt murtuna. Kõige meeldejäävam osa raamatust on see, et kõik on pideva jälgimise all ning iga vale sammu või mässukatset karistatakse äärmiselt karmilt. Tegelikus maailmas kardavad paljud inimesed, et see muutub reaalsuseks, kuna turvakaamerad on kõikjal. Ja on isegi tõestatud, et maailma valitsused nuhivad omaenda kodanike järele. Heaks näiteks on olukord, kus keegi arutab uue toote ostmist oma sõbraga suuliselt või silmast silma. Kuid juba mõne minuti pärast kuvatakse talle selle sama toote reklaame tema nutiseadmes. Samuti on vilepuhujate abiga tõestatud, et sellised agentuurid nagu NSA on juba pikka aega inimeste telefonikõnesid pealt kuulanud, kuigi nad on alati väitnud, et ei rikuks kunagi inimeste privaatsust sellisel viisil. Tulemuseks on üldsuse seas kasvav paranoia, eriti kuna enamik meist vajab oma seadmeid nagu mobiiltelefonid ja sülearvutid, et elatist teenida ja lähedastega ühendust hoida. Vandenõuteooriad sellel teemal hakkasid sagenema 2000-ndate alguses, kui teatati, et analoogtelevisioon kaotatakse järk-järgult ja asendatakse digitaalse televisiooniga. Esimene riik, kes selle muudatusega kaasa läks, oli Saksamaa, kui 2003. aastal lülitati seal välja kõik maismaa analoogssignaalid. USA valitsus otsustas, et analoogssignaalid lülitatakse välja 2009. aastal ning selle ülemineku rahvusvaheline tähtaeg kinnitati aastaks 2015. Ülemineku põhjuseks oli see, et analoogspektrit saaks kasutada muul otstarbel. See vabastataks 4G ja 5G teenuste edastamiseks. Kuid üleminek digitaalsene võimaldaks vaatajatel nautida paremat pildi ja heli kvaliteeti, kui nad vaatavad oma lemmiksaateid. Lisaks võimaldaks digitaalne tehnoloogia samas sagedusruumis korraga palju rohkemate kanalite edastamist. Enamiku inimeste jaoks oli see põnev uudis, sest nüüd said nad oma saateid vaadata kõrgema nahutusvõimega, kuid mitte kõik ei arvanud, et see on hea mõte. Nad olid selle vastu, et neil ei jäänud muud üle kui üle minna ja tundsid, et kulisside taga toimub midagi pahatahtlikumat.
Vandenõuteoreetikud hakkasid esitama pööraseid väiteid ja paljud inimesed hakkasid nendega nõustuma. Nad kartsid, et uued digitaaltelerid, mida oleks vaja televisiooni vaatamiseks, varustatakse peidetud kaameratega, mis jälgivad iga meie liigutust, kui oleme oma kodudes või kontorites. Ka haiglad, valitsushooned ja muud avalikud kohad nagu baarid ja restoranid polnud sellest puutumata. Ajaks, mil üleminek lõpule jõuab, oleks praktiliselt kogu maailm ööpäevaringse jälgimise all ja privaatsus oleks olematu. Seda teavet saaks järel kasutada mitmel eesmärgil, näiteks reklaamimiseks ja üldiseks nuhkimiseks. Vaatamata nendele väidetele on enamikul inimestest nüüd digitaaltelerid, kuid paljud teised tunnevad end kodus endiselt ebamugavalt, sest nad tunnevad, et suur vend jälgib neid pidevalt. Aitäh teile, et vaatasite! Kui teile see video meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste videotega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.